Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. No ma usun, et te nõustute minuga, et igas aias võiks olla ka mõni pilgupüüdjataim. Ja varakevadel on meie aias kindlasti magnoolia. Ja tema on mul istutatud siia tänaväärsele istutusalale, mida ma järjest siin skaleerin ja laiendan. Ja ta on olnud siin kasvukohal kuskil 5 aastat juba. Ja ta on selline väike puu, et ma natuke proovin siit näidata, seal on Mount Hoodi lumivalged nartsissid on tal seal all, nad saavad hästi läbi omavahel. Ja mis siis temaga on, et tema ei ole liik, vaid see on sort susan ja see on hübriid. Ilmselt on see ka põhjus, miks ta nii kenasti siin nagu on hakkama saanud. Ja sellest ka siis sain inspiratsiooni, et ma ikkagi istutan veel ühe magnoolia juurde, et sedasama istutusala ma siin laiendan. Aga mis selle magnooliaga ikkagi on, miks ta igas aias ei edene, on see, et ta ikkagi on natukene õrnem, aga see on vale öelda selles mõttes, et kui sa leiad talle õige kasvukoha, siis sa tegelikult saad samasuguse tulemuse, nagu minul on see susan praegu õitseb, siin on mitukümmend õit. Need õied ei avane ühel ajal, aga minule see meeldib sellepärast, et mul on iga päev midagi ilusat siin vaadata. Et ta tahab olla sellises kohas, kus tal ei ole tõmbetuult, et näiteks minu maja küljel on tohutu tuulekoridor ja tema on mul siis siin maja ees, kus on tegelikult selline soe ja vaikne ja isegi kui on tuuline, siis tuul siin ei tõmba. Muidugi väga tähtis on pinnas, et ta ikkagi päriselt ka tahab olla nõrgalt happelise juures, seal vist äkki 5,5. Ja siis ma vahepeal multsin teda turbaga, et kui mul mõnest istutusest jääb seda hapukamat neutraliseerimata turvast alles. Ja siin on varem olnud ka näiteks männikoorepuru. Ja siis vahepeal kui ma ikka käin, siis ma panen siia koduaia komposti ka, mis on alati natukene nõrgalt happeline, aga praegu on see turvas siia jäänud. Aga kui vihm oma töö teeb, siis see turvas enam ei paista siin hästi välja. Ja kui ikka multsimisel, siis kunagi ei panda vastu tüvi, et siin peab alati selline hingamise ruumi jääma. Et see ongi tegelikult oluline. Ja ta on mul tegelikult kodukontori akna all ja kuna ma seda istutusala laiendan, siis ma täna istutan veel ühe magnoolia juurde, ikka selleks, et selliseid ilusaid õisi näha. Et kui külm seda õit kahjustab, siis tõesti tulevad siin sellised helepruunid laigud ja see tegelikult rikub seda ilmet. Aga kes siin käivad neid õisi lõhkumas, on minu kimalased, et siin sees on tolmukad ja emakas. Ja kui nemad siin laamendavad, siis see on jumalast õud pealt vaadata, see on nagu kuritegu. Aga see lõhn on hästi mõnus, et ta natukene meenutab sellist kurdlehise roosi lõhna. Et kui see kellelegi midagi ütleb, nii et ikkagi mina ütleks küll, et see kingitud istik, mis mul töökaaslaste poolt aeg kingiti, on igati asja ette läinud, aga nüüd lähme istutame veel ühe sellise iluduse juurde. Nüüd saab tööle hakata. Vahepeal ma tegin valmis siia augu, et muidugi istik on mul varasemast olemas, aga mina valisin Pätsi pildi järgi, tunnistan ausalt üles, George Henry Kern, et seal kiirelt guugeldades ka ma sain aru, et see võiks sama hästi siin aias kasvada ja õitseda, nagu susan seda teeb. Aga tema õis on siis nagu heledam, et väga põnev. Saab olema neid ka võrrelda, nii et vaatame, mis saab, aga väga ilus istik. Et see oli kõige ilusam, mis ma sealt välja valisin ja isegi kui ta ei õitse, siis suvel on tal väga ilus selline lehestik, mis minule isiklikult väga meeldib magnooliate puhul. Nii, ja siis ma tegin valmis endale augu. Ja kuna siin aias on ehituse pärast see pinnas on nagu läbi segatud igasuguse asjaga, siis siin on sellised savikad känkrid ja magnooliale see ei sobi. Ta ei taha savis kasvada. Nii et ma pean siin tegema natukene seda mulla parandust, mis tegelikult tema jaoks on väga oluline. Ja see auk on siin natukene ruudukujuga teoorias. On selline asi, et kui taimed hakkavad oma juuri kasvatama, siis raskes pinnases, kui ta on ruudukujuline, siis ta kasvatab ka sellest august juuri välja poole. Kui see raskes pinnases auk on ümmargune, siis need juured lähevad ringiratast. See on teooria, ma ise täpselt ei tea oma kogemusest veel. Aga mulla parandamine on tähtis, et kui ma istutasin susani, siis seal koha peal oli ilus muld, aiamuld täiesti, siis seal ma lihtsalt segasin sisse koduaia komposti, mis on ka alati natukene nõrgalt happeline. Aga ma võtsin siis Horticumi hortensia mulla
ja see tundus mulle kõige parem valik, et ta ei ole nii happeline, kui näiteks on mustikamuld, aga tema on ka happeline ja sobib happelistele taimedele ja mis sobib hortensiale. Ma tahaks uskuda, et sobib hästi ka magnooliale. Ja siin on ka natukene toitaineid sees, kui ta siit oma imelisest elust potist peab välja kolima, et siis ta kohe ära ei ehmuks, et kraanid on kinni keeratud. Ja siin oli see pH oli äkki 5, näita nüüd ennast palun, number 5,3. Ja miks ma veel võtsin selle hortensia mulla on see, et ta on turbabaasil ja kui mul on siin selline savikiht, mille ma praegu küll kaevasin nagu läbi, et see seisma vett jumala pärast ei jääks, sest olgugi, et magnoolia tahab pidevalt niisket mulda, siis jalad vees ta kindlasti olla ei taha. Aga siis ma saan seda savikat selle turbaga teha palju kergemaks ja magnooliale peaks see ka hirmsasti meeldima. Järgmine asi, mille peale võiks mõelda, on see, et magnoolia juurestik on suhteliselt selline väike ja see juurestik on pinna lähedal, aga minu auk on sügavam, sellepärast et ma tahan siit altpoolt ka ikkagi seda mulda parandada. Ja seda teadmist võid sa ka teiste istutuste juures kasutada, et istutusauk olgu alati vähemalt 1,5 korda suurem, kui on selle istiku pott, kust on harjunud kasvama, aga minul on ta isegi siin peaaegu 5 korda suurem. Lihtsalt sellepärast, et ikkagi luua neid häid tingimusi, sobivaid tingimusi magnooliale. Et ma panen siis hortensia mulda ja lihtsalt segan läbi kätega. Ja on hästi näha ka, et ta on selline turbabaasil, aga siuke peenem. Nii et ma kätega mudin kõik need lahti, eks ta transpordi käigus on natukene nagu kokku surutud. Et kui sa näed videotes ka, et annikud mudivad mulda, siis me ei tee ainult sellepärast, et seda on nii mõnus teha, vaid sellepärast, et tõesti need substraadid tuleb niimoodi nagu lahti teha, et nad avaneksid, et nad saaksid oma tööd teha. Siis ma natukene võtan siit seda pinnase mulda ja segan läbi. Ma hakkan natukene vaatama ka juba, kuidas ta jääb. Et teda kindlasti tuleb istutada samale sügavusele, kui ta siin potis on olnud. Ja siin vaatan, ma arvan, see on paras. Nii, no praegu ma tegin seda kõike siin kuivalt. Nii-öelda, et ma natukene käega vajutan kokku ja nüüd ma valan siia 10 liitrit vett selle kastekannuga ja siis ma ootan, kuni see vesi ära läheb ja siis ma kontrollin uuesti, kas istutussügavus tuleb õige. Nii, nüüd on see vesi enam-vähem ära läinud ja hakkame vaatama, näed, ikkagi läks natukene madalamaks see auk. Läheb veel, läheme siia natukene mulda peale. Et see tegelikult tundub, et praegu võtab aega ja kõik, aga tegelikult see õige istutussügavuse saavutamine, see on väga tähtis. Nii et tasub praegu natukene siin nii-öelda jebida sellega. Proovin siit äkki ma saan ta kergelt välja, et see on nüüd selline taim, mille juurepalli ma ei tahaks väga laiali lõhkuda. Aga kõigepealt on ta vaja siit kätte saada. Natukene õrnalt surun siit külje pealt ja tuleb. Et kui ma muidu üsna julmalt käitun nendega ja võtan kõik juurekeerud lahti, siis magnooliale ilmselt ei ole seda, jah, et ta ei tee nii suurt juurepalli endale. Siin on näha, et siin on väetseterad. Siin isegi väetseterade sees oli veel lahustamata väetist, väga tore, et sul oma toit kaasas on. Siis on tal mõnusam siin kohaneda. Ja siin ei ole tõesti mitte midagi lahti arutada. Siin mina ei puutuks siin mitte midagi. Nii ilusad juured on. Nii. Ja ma natuke sellise arvestusega vaatan, et ta pisut veel vajub, sest auk ise oli päris sügav ja ma panin siia turvast, mis võib natuke niimoodi mängima hakata. Aga kui ma vaatan, panen selle niimoodi siia, kus mul ülejäänud pinnas on, siis silm ei peta ja ma saan aru, et tegelikult nii on okei, et ma rohkem midagi ei tee. Ja nüüd ma hakkan lihtsalt seda auku täitma. Ja täitmise ajal ka ma siis ikkagi panen seda hortensia mulda ka siia juurde. Ja miks ma läbi segan on see, et ma ei taha teda ainult turbasse istutada. Savikas pinnases ainult turbaga augu täitmine tähendab seda, et see on nagu vahvlitopsi jäätis. Et vahvel on ümber ja jäätisvedel on sees.
Ja taime jaoks tähendab see seda, et tal ei ole mitte mingisugust huvi siin korralikult kohaneda ja oma juuri mujal ajada. Ning kui see pinnas ei ole läbi segatud selle turbabaasil substraadiga, mis peaks seda nagu selle magnoolia jaoks parandama, siis taime jaoks võib see täitsa hukatuslik olla, et ta lihtsalt ei juurdu ära. Talvel võib olla väga kerge tulema see külmakergitus, kui on näiteks hilisem istutus. Nii et igal juhul sega läbi ja sega hoolega. Et ma vahepeal valan vett ja vesi mitte ainult siis kastmise pärast, vaid see vesi aitab ka viia selle juurepalli, mida ma lahti ei arutanud, heasse kontakti selle ümbritseva pinnasega ja viib selle mulla siis juurtele rohkem lähemale. Ja ma ei vajutaks siia oma keha raskusega jalgadega peale, sest et need juured on suht siuksed natuke õrnemad, mitte õrnad, vaid õrnemad, aga ma siis nagu lihtsalt rusikaga tihendan seda pinnast. Ja nüüd ma teen kätega siia väikse sellise istutusvalli, mis hoiab siis seda kastmisvett selle juurepalli lähedal. Magnoolia kindlasti ei tohiks läbi kuivada, aga samas ta ei taha ka nagu olla jalgupidi vees. Nii et seda nüüd tuleb kindlasti jälgida. Eriti sellel esimesel istutusaastal ja hiljem ka. Et susanid ka ma olen väga kuivadel suvedel ikkagi käinud kastmas ja nagu näha, siis sellest on abi olnud. Ta näeb päris kena välja. Nii. Ja nüüd ma kastan. Jah, veega ei maksa siin praegu koonerdada. Nii, ja nüüd lihtsalt ootan jälle, kuni see vesi ära imbub. Nii, ja tõin multsikoti ära ja multsimisega on siis see asi, et kui sa multsi paned, siis pane paks kiht, selline mõnus kiht niimoodi, et siuke tunne on nagu, et liiga palju oleks saanud. Sellepärast, et ainult siis saab mults teha, mida ta tegema peab, et ta peab katma mulla pinna ära. Ta ei lase seemneombrohtudel idaneda, et hoiab niiskust ilusti pinnases kinni ja muidugi on ka visuaalselt nagu palju ilusam ja kenam vaadata. Ja minul on siin männikoore mults. Ja kuna ta on ka natukene happeline, siis see ju ka tegelikult magnooliale ilmsasti sobib. Ja kunagi ma ei pane siis vastu taimevõra, et praegu ma panen kuni selle kastmisvallini. Et see on üks probleem, miks taimed välja lähevad, ka sellised põõsad ja püsikud, kui pannakse paks kiht vastu seda taime ennast, sellepärast et see hakkab teda ennast lämmatama ja isegi kui ei lämmata, siis ta võib hakata seda taimekoort ka lagundama. Et taimed, kes ise läbi multsi kasvavad rohtsed, nendel on väga okei. Nende jaoks ei ole probleem, aga just niimoodi istutusjärgselt ja hooldust tehes ka siis seda jälgida, et koor ei läheks vastu puukoort. Nii ja selline ta siis sai ja võtan tal selle etiketi siit kaelast ära. Ja mis ma tegin? Ma leidsin talle sobiva kasvukoha, mis on selline tuulevaikne ja natuke soojem, siin ei ole tõmbetuult. Siia tuleb mul ka tuisuga lumi peale, aga saan teda ise ka lumega katta. Ta on selline poolvarjus, et ei ole lauspäike terve päev, mis talle kindlasti meeldib. Natuke parandasin mulda, et oleks ikkagi nõrgalt happeline. Toitainetega ei kavatse teda ära tappa, et mitte liigselt väetada. Nii et loodetavasti saan ma juba võib-olla äkki järgmine kevad mõnda tema õit ka näha. Nii et kui sa ikkagi mõtled, et sul võiks ka mõni pilgupüüdja olla ja sul on aias need tingimused olemas või mida saab vähemalt nagu kohandada selliselt, et magnoolia ennast hästi tunneks, siis mina arvan küll, et me võime vahepeal endale midagi sellist ilusat ka lubada. Toredat aiapidamist!